Täna varahommikul võis Tallinnas Ülemiste kandis näha ekslemas põdraema koos väikese vasikaga. Loomad seiklesid küll alles valmiva Rail Baltica jaama lähistel, kuid ilmselt esimese saabuva rongi peale neil huvi saada polnud. Alles mai alguses otsis politseipatrull Tallinna vahelt linna eksinud karu. Just sellise infoga ärkas täna hommikul Tallinn, kui kella 5:30 paiku Nõmme piirkonnas märkas politseipatrull karu. 2 tundi sellest hiljem otsingud lõpetati. Sinna reageeris 4 politseipatrulli, et tuvastada, kus looma täpne asukoht on. Samuti reageeris ka Päästeamet koos oma droonidega. Juhtumid, kus metsloomad ja ka just suuremad kiskjad satuvad kesklinna või inimeste koduhoovile, on tänaseks juba väga sagedased. Jahimeeste sõnul hakkab loomade piir metsa ja linna vahel aina rohkem hägustuma. Tegelikult, kui me vaatame seda infot, mis meile laekub jahimeeste seltsi, siis neid teateid loomade sattumisest inimasustusse on iga aastaga järjest rohkem. Eks ta ole, et sügisene aeg, paljudel liikidel on nagu jooksuaeg ja samas kui ka jahiperiood. Ajujahid ajavad loomad liikuma ja siis nad võivad sattuda. Samuti noorloomad, kes sügisel otsivad endale uut territooriumi ja eksivad ära vahel. Linna sattuvate metsloomade puhul kipume me inimestena alati süüdistama loomi, et kuidas nad nii rumalalt meie keskele ronivad. Tegelikkuses peaksime aga hoopis meie ühiselt vaatama peeglisse, sest loomad satuvad linna inimtegevuse tagajärjel. Kindlasti seal, kus on inimesed, seal on ka toitu ja inimesed loovad varusid ja toidavad lemmikloomi ja neil on jäätmed ja kindlasti see on üks koht, mis on loomadele atraktiivne, et seda toitu on suhteliselt kergem hankida. Aga kindlasti ka see uusasundused ja inimasustuste laienemine on üks põhjustest, miks loomad satuvad inimasustusse. Eriti, ütleme, need väikekiskjad siin, rebased on kõige rohkem, meil on kõnesid, ongi rebaste puhul, et rebased käivad siis söömas, kui lemmiklooma toit jäetakse välja ja võib-olla ka komposterid on lahtised, et seda peaks nagu vältima. Keskajal ehitati linnadele müürid ümber. Tänapäeval pole see lahendus, mistõttu tuleb inimestel jälgida, et nad näljaseid metsloomi linnadesse ei meelitaks. Nii mõnigi jahimees on nalja visanud, et kuna karudel saab varsti metsas toit otsa, hakkavad nad liha järel käima supermarketites. Kiskjate arvukus Eesti metsades ka järjest kasvab, kuid näiteks karude küttimise peatas kohus MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuse peale 5 piirkonnas. Kui me räägime karu arvukusest, siis see on täna Eestis ligikaudu sama nagu Slovakkias. Ja Slovakkias on nüüd viimase 4 aasta jooksul 5 inimest karude poolt surnuks puretud ja rünnakuid on olnud seal väga palju. Ja me oleme kusagil selle piiri peal, et hakkab meil ka juhtuma. Slovakkias murdis karu inimese suusakuurortis lausa keset tänavat. Keskkonnaamet kavatseb karude küttimisega minna Riigikohtusse, kuid ükskõik milliste metsloomade, suuremate või väiksemate puhul tuleb meeles hoida, et loomad on meie sekka sattudes stressis, mistõttu nende käitumine ettearvamatu. Kui loomi kohatakse, siis lihtsalt olema ettevaatlik ja mitte liiga lähedale minema ja mitte neid provotseerima ja mitte katsuma selfisid teha. Kui loom on ikkagi oma elukeskkonnas, ta ei ole nähtavalt haavatud, aga on seal paigas, siis pigem lasta nagu olla. Kui loom tundub olevat haavatud, käitub veidralt, sellest võiks helistada 1247, et see edastatakse siis Keskkonnaameti nõustamisliinile ja siis kaalume meie neid. Aga kui tegemist on ikkagi suure uluki, suure kiskjaga, kes on tiheastusalal või tekitab inimeses ikkagi tunde, et see on ikkagi vahet oht, siis sellel juhul võiks teada anda 112 numbril, kes oskab juba hinnata ja vastavad tegevused käivitada.